Tere õhtust, lugupeetud televaatajad. Austatud kolleegid, head sõbrad, tere tulemast 4. erakorralise meditsiini kevadkonverentsile. Konverentsi korraldustoimkond on ette valmistanud väga huvitava ja väga sisu. Tere õhtust, lugupeetud televaatajad. Täna toimus Tallinnas 4. erakorralise meditsiini kevadkonverents, kus erakorralise meditsiini asutati ju õed arutasid erinevaid teemasid erakorralise meditsiini valdkonnas. Konverentsil oli käsitleda ka erakorralise meditsiini kvaliteet, koolitus, aga ka eriala ennast sügavalt puudutavad teemad. Me oleme täna õhtul kokku kutsunud siia väikese vestlusringi, et arutada teemal patsientide ootused ja tegelikkus vältimatu arstiabi saamiseks erakorralise meditsiini osakonnas. Ma olen kutsunud siia vestlusringi erinevad erakorralise meditsiini spetsialistid nii Tartust kui Tallinnast ja palun kõigil teist tutvustada ennast. Alustame siit kõrval olevast Piret Valdekist. Tere, minu nimi on Piret Valdek ja mina olen Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja. Minu nimi Raul Odlas, olen Tallinna kiirabi pearst. Tere, minu nimi on Arvo Kõrgbe, olen sihtasutuse Tartu Ülikooli kliinikum anestesioloogia intensiivravikliiniku direktor ja sihtasutuse Tartu kiirabi juhatuse esimees. Aga eksitavast ka sellest, et ma olen ka erakorralise meditsiini eriala seltsi juhatuse esimees. Samuti koos Rauliga oleme Eesti Kiirabi Liidu juhatuse. Tere, nimi on Vasili Novak ja olen Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja. Olen ka erakorralise meditsiini arstide seltsi juhatuse liige. Tervitused ka Lääne-Tallinna Keskhaigla poolt. Angela Popova, erakorralise meditsiini osakonna juhataja. Ja siis Arkadi Popov, olen reanimobiili osakonna juhataja Põhja-Eesti Regionaalhaiglast. Ma tutvustaks ka ennast. Olen Andrus Remmelgas, olen Põhja-Eesti Regionaalhaigla anestesioloogia kliiniku juhataja. Ma alustaksin seda vestlusringi võib-olla sellisest küsimusest, et väga paljud inimesed ei ole aru saanud, mis asi ikkagi on vältimatu abi. Mis puhul pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, mis puhul kutsuda kiirabi, mis puhul pöörduda ise perearsti juurde. Mis üleüldse on erakorraline meditsiin? Ja ma arvan, et meie seltskonnas on siin niisugused inimesed, kes on aastakümnitega kokku puutunud ja kes võib-olla erinevatesse dokumentidesse isegi on püüdnud defineerida seda, mis on erakorraline meditsiin, mis on vältimatu abi. Võib-olla me räägiksime siis kõigepealt selle lahti, enne kui edasi minna siis juba teiste teemade juurde.